Nii, tere tulemast tagasi kõikidele kuulajatele. Väga huvitav värk saab siin täna olema. Paar huvitavat uut teemat. Ja kus mul need meelespead on? Mul on mingid meelespead siin alati kirjas, et mul ära ei ununeks. Ma olen lihtsalt vaata nii palju salvestanud neid saateid ka, kus kohas kuulad seda saadet tagant järgi, siis mõtled, et miks ma seda kirja ei pannud, et see oli päris hea asi, vaat. Ja ühesõnaga suvi käib, kuumalained ja hästi paljudes kohtades räägitakse, kuidas meil on nii hull teema selle kuumusega ja ma ei tea, mis kõike sellist. Ja siis vaatan see ka, et uudistes on hästi palju nii-öelda siis seda kasutatakse maakaarti, mis on täiesti punane nagu põrgus, vaat. Ja mis selle puhul on hästi huvitav on see, et ma ei tea, võib-olla ma olen ainuke inimene kuulajatest või ma ei tea, teiega koos, kes te siin kuulate. Aga tähendab pigem, võtame niipidi, võib-olla ma olen üks väheseid inimesi, kes mõtleb nii, aga te võite ka siia alla nüüd kommentaari kirjutada. Kas teile ka tundub, et 20 aastat tagasi 90-ndad ja 2000-ndad 2010 vahemik olid suved soojemad? Või mul on valesti meeles või? Ma ei tea, mul on lapsepõlvest küll meeles selline asi, et minu arust nagu nii-öelda siis olid suved palju nii-öelda siis palju neid vihmaseid ilmasid oli palju vähem ja see, mis praegu nagu suvel toimub, seal palavus ja kõik see, minu arust see oli nagu tavaline kunagi. See oli nagu minu arust nagu nii palju, kui ma mäletan, siis nii kui kool läbi sai, siis oligi kohe selline nagu ja otsast lõpuni lihtsalt oli soe kogu aeg. Et nagu kuidagi nagu selline, või võib-olla ma mäletan valesti, võib-olla see sama teema, millest ma eelmine osa rääkisin, see CERN-i teema, kus kohas flipitakse neid nii-öelda ajaaknaid, võib-olla see ongi see koht, kus kohas on mingisugune švits ära käinud ja me mäletamegi valesid asju, mida pole tegelikult olemas olnud ja võib-olla see oli üldse mingisugune, ma ei tea, unenägu. Ma ei kujuta ette. Võib-olla see oli unenägu, mida me nägime nii-öelda siis unes ja et seda päriselt ei olegi olemas. Mul siin ühendus kogemata lahti netiga. Jaa. Et see on nagu veider asi nagu, et kui ma vaatan ka nagu neid pilte asju nagu, siis nagu jääb selline mulje nagu, et ja siis neid võrdluspilte vaatan ka, et on olemas 32 kraadi nagu vanasti oli see, et täna tuleb soe ilm, et 32 kraadi Pirita rannas on, ma ei tea, vesi 26 vaat. Ja siis on nüüd võrdlus on see, et kui 32 kraadi tuleb, et nagu pange valmis põhimõtteliselt kõik me sureme ära, ma ei tea, planeet põleb seal ots mõtlevad. Et see on nagu veits selline nagu naljakas, kentsakas. Ja siis on nüüd mingisugused jutud hakanud levima ka, et see kogu see asi, et need heat wave'id tulevad, siis see pidi olema ka mingisugune, et ühesõnaga, et see ei ole päris mingisugune teema harpide asjadega, et see pole päris ja kõik see nii-öelda siis cloud seeding, kusjuures Rauno pani ka, Rauno Raiesmaa, kes ka siin podcastis kunagi, ta pani ka mingisuguse video just, te võite tema kontot vaadata, teeb päris head contenti. Ta pani mingi video ka üles, kus ta rääkis ka sellest cloud seedingust ja päris dokumendid asjad ja ta näitab seal pilte ka sellest. Ja ma ei tea miks, aga vaata see ongi nüüd täpselt see asi nagu, et dokumendid nagu räägivad, et see asi on päris. Vandenõud on rääkinud sellest, et see on päris vähemalt minu mäletamist mööda viimast 15 aastat kohe lõdvalt. Siis on mingisugustes saadetes räägitakse see, teine, kolmas ja kõike sellist ja siis
see tundub lihtsalt nii ulme olevat, et kui see päriselt peaks nagu tõsi olema, mida vaata, me ei saa nagu otseselt kontrollida, aga samas, kui sa vaatad taevasse, siis need pilved tunduvad, et nagu on nii-öelda siis pritsitud mingisugused jutid, sest ma ei mäleta lapsepõlvest 90ndatel ja 2000ndate algus, ma ei mäleta lapsepõlvest nii nagu julmalt jutte taevast nagu praegu on. Ja siis ongi see, et Rauno näitas seal enda mingis videos, ma vaatasin Facebookis, ma nägin just seda video, et kuidas nagu cloud seeding ut päriselt tehakse, ametlikud asjad, siis on olemas mingisugused inimesed, kes on proove tõmmanud taimede asjade auto kapoti pealt ja mingisugust metalli, alumiinium, mingit puru priitsitakse taevast, igasuguste maasikate pealt on isegi Eestis tehtud neid proove, on viidud laborisse mingit tolmu, mis maasikate peale tuleb, maasikalehtede pealt nagu tõmmatud või mis isegi maasika pealt vist, et mingisugust alumiinium, mingisugust pahna priitsivad taevast alla. Ja siis nagu sa mõtledki nagu, et nüüd on need heat wave'id, et vist temperatuurid pole kõrgemaks läinud, aga sagedus on tekkinud nagu suurem, kui on need heat wave'id võrreldes 20 aastat või ma ei tea, 40 aastat tagasi, ma ei tea, mis iganes. Ja siis ongi nagu see, et need heat wave'id on nagu hästi võimsad ja siis sa vaatad nagu taevasse pritsitakse mingit jama, siis mingid jutud on nagu harpist asjast, et mingisugused vilepuhujad on harpist nagu rääkinud, et see nagu on mingi teema ja sa paned nagu omavahel seda pilti kokku, mõtled, et nagu ja siis on jumala huvitav asi see, et koroona ajal räägiti ka, koroona alguses räägiti sellist asja, et nende plaan on üleujutused ja nende plaan on nii-öelda siis põud ja siis toiduga mingi manipuleerimine hakkab, toidu ja veega. Toiduga tuleb mingisugune toidupuudused, see pidi järgmine kriis olema ja siis järgmiseks tuleb ka veega mingisugune kasjokk hakkab pihta, et ühesõnaga veega hakkavad mingisugused probleemid tekkima. Ja vesi vist nagu maksustatakse väidetavalt ära, et ikkagi vesi ei ole, kuidas see mingisugune hästi kõrge tegelane või mingi miljardär või ma ei mäleta, kes see oli, kelle jaoks ei ole see ilmselgelt probleem, ta vist ütles midagi sellist ära, et või mingisuguse lause kuskil World Economic Forumis, ma ei mäleta, keegi mäletab, kirjutage siia alla kommentaaridesse, aga ta ütles midagi sellist, et puhas vesi ei ole inimlik õigus, mingi selline asi. Kuule, meil on täna Euroopas seadus, et internet on igal inimesel inimõigustest, nagu vaba inimese inimõiguste sisse läheb interneti õigus. Igal inimesel peab olema ligipääs internetile. Ja siis meil on olemas mingid tüübid, ma kohe uurin selle nime välja ka. Kes ütles, et vesi ei tohiks olla inimõigus? Nii. Nestle, mitte see tankla Neste, vaid Nestle. See on vist see, kes teeb mingisugused lastele mingisuguseid asju. Jaa, just täpselt see, kes teeb lastele igasuguseid laste toite, Nestled ja Nesquikid ja mis need on, et igasugused kakaod ja kõike sellist. Nestle looja või omanik või endine juht Peter Brekk, ma ei tea, kuidas ta hääldatakse, Liitmät, kuidagi selliselt. Ma ei tea, ma ei ole sellest nagu kunagi, keegi ei ole mul õpetanud, kuidas inglis keelt või saksa keelt või mingisugust prantsus keelt hääldada. Seega sorry, hääldage ise, proovige. Aga ühesõnaga point, tema tõi välja selle, et vee avalikuks õiguseks kuulud aastal andes intervjuus, mis hiljem laiemalt levis, nimetas ta vee avalikuks õiguseks kuulumist äärmuslikuks lahenduseks. Tema seisukoht tekitas palju avaliks hiljem sõnum. Ta toetab. Ja minu arust temast ei saa, aga keegi ütles veel seda World Economic Forumis. Oota, ma uurin. Mis ta ütles. Ja see oligi nagu hästi põnev ongi nagu see, et nagu
nagu kui sa vaatad seda mustrit, miks ma seda räägin praegu, ongi see, et kui sa vaatad seda mustrit ja miks ma räägin nagu praegu ka otsin samal ajal, miks ma olen ka nagu, kas eelmis või üle-eelmis osas ma mõtlesin ka nagu, et hästi palju ma nagu olen ette otsinud mingit materjali, aga nagu siis ma mõtlesingi nagu võikski hakata tegelikult tegema hoopis niimoodi, et nagu pigem otse siin laivis praegu kohe otsin nagu teile seda ette, et kust ma leian maad. Et see on nagu palju põnevam, et nagu ongi see, et te olete nagu kaasas sellel teekonnal, mitte see, et ma nagu kuskilt otsin mingi materjali ette, räägin hästi viisakalt, sest podcasti eesmärk ongi see, et rääkida, noh nagu laiviski sa räägid, vaata, et see tuleb otse recordingust, siin ei ole mingit katte asju, vaid see ongi lihtsalt nagu see, mis otse tuleb, see ongi otse ja toorelt ja toores ongi see, et toores materjal, lõikamata, ilustamata, täpselt nii, nagu see välja näeb. Ja sellepärast on ka see asi ka, et kui mõned osad teile ei meeldi, võib-olla mõnes kohas ma liiga palju nagu lähen ühe teema pealt teise peale, siis see ongi autentsus, vaata. See ongi see, et sa saad seda päris toorest asja, ilma lõikamata asjadeta, see ongi selle podcasti eesmärk. Ma varsti võib-olla hakkan vlooge ka tegema, ma ei tea, ma teen need 52 osa ära ja vaatame, kuhu me jõuame. Võib-olla ma podcastidega jätkan, ma jätkan mingisuguste muude asjadega, võib-olla mingite vloogide, mingisuguste igapäevaste tegevustega, võib-olla ma teen mingisugust laive, hakkan üldse tegema. Ma ei tea seda asja, mis saab nii-öelda siis edasi pärast seda. Kindlasti ma teen midagi edasi veel, pole isegi küsimust. Ja ma arvan, et see bränd nagu nimi otse ja toorelt tõenäoliselt jääb, võib-olla ma teen neid, ma ei tea, võib-olla ma teen mingisuguse, kuidas seda öeldakse, portable, ehk siis kaasas kantava nii-öelda siis podcasti stuudio, paned kuskil ülesse, salvestad, rekordid, ei pea olema kuskil Tallinnas koha peal stuudios, vaid sul on nagu võimalus ükskõik kuhu sõita ja kuskil, ma ei tea, läheduses kellega kokku saada. Taavoses ja võeti teemaks see, aga ikkagi Nestle juht ja see ütles seda World Economic Forumis. Aga kui hääletati 2010 aastal veel inimõiguseks kuulutamise üle, siis need riigid koos mitmete teiste hoidsid hääletamisest või vaidlusest vastu. Nende argumendid oli juriidiliselt, kui vesi on ametlikult inimõigus, võib see piirata riikide õigust veevarusid ja piiriüleseid veekogust seaduslikult reguleerida. Ma ei tea, mis teema sellega on. Ühesõnaga, ja mingisugused asjad on, vandenud nagu on. Ja siis point ongi nagu see, et nagu, kui sa vaatad ka nagu seda, mis oli vaata kuskil Lõuna-Eestis, kas Viljandi kandis kuskil, vaata terve tee läks ju ujus minema, nagu mingisugune tamm läks puruks või mis seal, ma ei tea, mis seal juhtus, ma lihtsalt nägin mingit lühikest videomat. Ja inimestel vaata olid hoovid, olid vett täis ja siis ma ei tea, keegi seal veel ütles, et miks vald ei ole midagi teinud ja siiamaani ja et mitu aastat juba oli teada, et see tuleb, on ju. Soomes oli täpselt sama teema, kus terve tee oli ära nii-öelda uhatud. Ma ei mäleta, kas mingi Forssa või mingisuguse teise tee peal. Ma võin selle kohe üles otsides, ma tean, kes sellest saatis. Ja siis ongi nagu see, et nii. Somero ja Forssa tee peal oli ka siis täpselt samamoodi, lihtsalt sõidutee oli pooleks. Ja siis ma nagu ise mõtlen ka neid asju nagu, et see on nii naljakas, et nagu kõik need asjad nagu räägiti nagu meil ette ja nüüd hakkab järjest vaata neid asju nii-öelda just tulema. Mingid vaata, kes need, siis kui see koroona algas, siis oli mingisugune hulk inimesi, siuke väike seltskond inimesi, kes rääkisid, ka Eestis oli neid, mingi Canonist Q, nagu Q-täht, ja Trumpist ja mingitest asjadest, siis kui Biden sai presidendiks, ma mäletan, siis räägiti hästi palju, kuidas kõik nad on, see kukub kokku ja Trump on õige inimene ja ma ei tea, mingisugune päästmine tuleb ja ma ei tea, maksud kaovad ära ja kõigile tuleb ühine maks, mingisugune, ma ei mäleta. Makse üldse vist ei ole, sa maksad mingisuguste asjade pealt ainult mingisugune hästi vähe. Elekter tuleb tasuta, siis mingisugune, mis asi see oli, see mingisugune pood, kus sisse lähed, siis sa saad terveks ja siis elad igavist ja ma ei tea, mis iganes.
tead, ma ei imesta ausalt, kui siuksed asjad saavadki päriselt tõeks, sellepärast et praegu on nagu nii naljakas, kuidas kõik vandenõuteooriad on lihtsalt nagu saanud reaalsuseks. Järjest lihtsalt laks. Ja see ongi nagu tänapäeval räägitakse juba isegi meedias, et nagu kui sa võtad Alex Jonesi lahti, kes on üks suurimaid vandenõuteoreetikuid USA-st, siis see tekitab sellist nagu minu jaoks juba veits kahtlast muljet, et kuidas saab üks inimene nii palju lihtsalt täppi asju panna. Et seal ei ole nagu mingisugused väiksed asjad, et noh, ma ütlesin teile, et see ma ei tea, poliitiline partei on mingisugune skeem, vaata, vaid seal on nagu reaalselt meeletult palju erinevaid vandenõusid. Alates kõigist sellest toidu mürgitamisest, mida inimestele tahtlikult tehakse, sellepärast, et minu arust kas USA-s ei olnud, ma ei tea sellest Euroopast, ma ei ole seda asja nii palju uurinud ja kui kellelgi on mingisugust teadmisi, siis kindlasti kirjutage siia alla. Ma lihtsalt tõmban praegu teemasid käima, aga siin all kommentaariumitest te saate väga palju targemaks, sellepärast et siin on kindlasti väga palju targemaid inimesi kui mina, kes on kindlasti väga paljudes sellistes valdkondades nii-öelda siis uurinud, aga võtamegi näiteks nagu kas või USA-s on ju see, et ravimifirmad on ju need samad firmad, kes toodavad ka kemikaale, mida pritsida peale siis taimedele. Monsanto või mingid siuksed, ma ei mäleta, mis nimi oli. Ja see ongi nagu see asi nagu, ja see pidi ka olema niimoodi, nagu see oli algus vandenõu ja nüüd oleme me jõudnud sellisesse kohtu, kus kohas juba ongi nagu reaalsed dokumendid, et jah, see oli ka õige nagu. Ja siis ma mõtlengi enda peas ka, et nagu, et kuidas saab niimoodi olla, me oleme 2026 aastas ja siis avastatakse nüüd, et oi, meil on mingid inimkaubitsejad olnud mingi 6-70-ndatest juba kuskil Epsteinid asjad, mingitele taimedele pritsitakse nimelt mingit mürki peale, et inimesi haigena hoida, vaktsineeritakse neid, et haigena hoida ja siis ravida neid, et seepärast, et see on lihtsalt nii meeletu raha, vaata, pluss kontroll ja mis iganes seal on. Ja siis loed neid dokumenti, mis nagu ametlikult välja tulevad, uudistes räägitakse ja mis mind kõige rohkem paneb imestama, on see, et sellest asjast, nendest asjadest räägitakse ametlikult. Ja jääb siuke mulje nagu mitte kedagi koti lihtsalt. Tead, vahel lihtsalt jääb selline mulje lihtsalt, et tead, saatke see kuradi asteroid. On aeg. Sellepärast, et maailmas on liiga palju selliseid inimesi, kellega ei olegi mitte midagi lihtsalt teha. Ja me olemegi jõudnud sellisesse kohta, kus kohas lihtsalt nagu vahel tundub see asi nii lootusetu olevat. Noh, mingi intervjuu oli, kus kohas mingisugune tüdruk ütles, et ta on sündinud vales kehas ja ta on trans ja ta tunneb, et ta on poiss. Ja siis ta oli suhtes sündinud poisiga, kes tunneb, et ta on tüdruk. Ja siis nagu see intervjueerija küsis ka nagu, et nagu sa tunned ennast, et sa oled hoopis poiss tegelikult, aga sa sündisid tüdrukuna. Sina tunned nii-öelda siis, et sa sündisid, ma ei tea, poisina, aga tunned, et sa oled tüdruk ja te olete omavahel nagu suhtes või? Nagu siis ongi ju õige. Ja seda aru, siis kui sa vaatad neid asju, siis mida kõike nagu kiidetakse heaks ja öeldakse, et me peame sallima, siis nagu kuidagi nagu aju ei võta seda asja, et see on nagu kuidagi nagu 1+2 on 3 ja meile tahetakse öelda, et ei 5 on. Et nagu siis ongi nagu see tunne nagu, mida nagu, kuna need tulnukad tulevad, viige ära lihtsalt. Viige mind siit minema, jätke ülejäänud siia. Viige mind siit minema, viige mingisse normaalsesse kohta, kus on nagu intelligentsed olendid, kellega me saame asju ajada, kellega meil on kuhugi areneda, millestki rääkida, mingisuguseid läbimurdeid teha, midagi korda saata, aga nagu see teema nagu, see ei ole ainult selles valdkonnas, see on nagu kõikides poliitikas samamoodi.
et see ongi siis, jääbki nagu mulje, et mida siin toimub nagu reaalselt ka nagu, kuidas me nüüd nagu sellisesse kohta kui ma olin laps, ma vaatasin Back to the Future filmi, siis nagu meil kõigil olid eeldused, kuhu me jõuame maailmas 2025 aastaks. Ma ei mäleta, oli 2025 või 2015 või? Mis aasta see oli, kus ma pean vaatama järgine. Mis aastas see Back to the Future filmis mindi? Kohe saame teada. Faktikontroll, vaat, kõige lihtsam. Nii, osa 1, Back to the Future 1955 aasta. Rändab kogemata olevikust, mis oli filmi linadel jõudnud ajal 1985 aastasse, 30 aastat minevikku, kus ta kohtub, siis ta läks minevikku esimese aastas, 1955. Järgmine oli 2015 oli see hoopis. Seal on 3 osa. Ja. Ühesõnaga 85 aastast läks ta siis 2015 aastasse. 21. oktoober 2015, väga tublina. Ja mida me seal nägime, mingisugune tulevik, futuristlik elu, mingisugused hõljuvad skateboardid, mida iganes asju. Ja siis nagu me oleme 2026 aastas juba. Ja siis sa vaatad nagu mis siin maailmas toimub, siis nagu vales suunast nagu oleks läinud kuidagi. Julm värk, no. Ja siis ma räägin, ongi nagu maailm on nagu täis nagu võtame näiteks kas või linnapildis, vaata, oled sa tähele pannud sellist asja, ja see ei ole kõikide inimeste suhtes, vaid see on nagu mingi teatud seltskond inimesi. Et sõidavad oma mingisuguse uhkema autoga ringi kuskil. Ja siis nad käituvad liikluses niimoodi, nagu nad oleksid teistest paremad. Ma ei räägi nüüd sellest, et nagu kallite autodega ja vanemate või ma ei tea, mis iganes 5 aastat vanade autodega, vaid ma räägin, et inimesed, kes sõidavad isegi oma mingite tutikate kuklitega, Citroen, Peugeot, mingid odavad, aga need on uued. Siis nad kuidagi arvavad, et nad on teistest paremad ja kui sa vaatad sinna sisse vahepeal, ma alati sõidan kõrvale, kui ma näen sellest imelikust käitumist juba, ma tahan alati kõrvale sõita, ma tahan lihtsalt näha, milline see inimene välja näeb. Ja need on alati need inimesed, kes hoiavad roolis kinni ja nagu nad vaatavad nii julmalt otse lihtsalt, aga nad nagu silmanurgast teavad, et sa oled kõrval. Aga nad nagu teevad, et nad ei näe sind. Ja siis täpselt samamoodi on ka see, kui sa kõnnid vahepeal ja sa oled õigest kohast üle tee ja nad keeravad kuidagi, siis nad keeravad niimoodi, et nad nagu nad ei näinud sind, aga sa tead, et täpselt sellise pilguga vaatab inimene, kes tegelikult nägi sind, aga ta püüab eirata, et ta ei näinud sind. Ja see ongi nii naljaks, mida ma mõtlen, ongi see, et sa teistest rohkem teenid, ei tähenda seda, et sa teistest kõiges parem oled. See, et sul täna vedas, ei tähenda seda, et sul veab siis, kui AI su töö ära hävitab. Ja see on nagu naljakas asi nagu üldse nagu, et nagu ma nagu eeldaks, et inimesed nagu ka nagu arenevad ja mõistavad rohkem ja nagu on rohkem seda empaatiat, aga mida rohkem nagu me edasi läheme, siis seda rohkem on seda idiootsust minu arust nagu. Võib-olla ma saan valesti nendest asjadest aru, aga ja siis ongi nagu see, et nagu me üks päev tulime siit, käisime välismaal, tulime tagasi, siis me istusime laeva peal, välismaal ja Soomes käisime. Siis istusime laeva peal ja siis nagu vaatad nagu seda ka, et nagu inimesed jälgivad suurest ekraanist jalkat
ma ei mäleta, Prantsusmaa versus Hispaania vist. ja siis, kui hakkab see pall minema lähemale väravale, ma ei mäleta, kas see oli, no M-kumb. Kui löödi värav, kirjutage siia alla, kes vaatab jalga, et kui löödi värav, siis nad õiskasid, kui läks teise värava lähedale, siis nad olid nagu ahastuses, et issand jumal, tead, sisse ei löönud. Ja siis ma nagu ise mõtlen enda peas ka nagu, et kui ideaalselt on suudetud ehitada üles süsteem, et on olemas mingi seltskond inimesi. Ja kui me ei eksi, siis mängud olid vist USAs, Kanadas ja Mehhikos. Vähemalt nii palju ma olen kuulnud, sellepärast, et seda tuleb aknast ja uksest ja jalgad vist kuuleb kõik, kui need MM-id on. Siis tekibki nagu mulje lihtsalt või nagu küsimus selle koha pealt, et nagu kui sa siin laeva peal praegu keset Soome lahte karjud ja seal ei olnud nagu üks inimene, seal olid nagu kõik tõusid püsti ja karjusid ja elasid kaasa, siis mul nagu enda peas oli nagu, et kas sa arvad läbi kosmose kuuleb nagu miks? Ja ma ei taha nüüd öelda nagu, et ma olen kellegist parem või kehvem, ma pigem olen kehvem, sest ma ei tea jalkast mitte midagi ja mind pole mitte kunagi nagu ükski spordiala selliselt huvitanud, et ma nagu olen nagu istun teleka ees ja olen nagu jee. Ma võin käia sporti vaatamas, boksi asju värki, ma võin ise trenni teha, jõuksis käia, boksi teha, sõita, ma ei tea, mis iganes kuskil. Ma olen ka käinud igasugustel MotoGP-del ja nii edasi vaata, aga nagu olla nagu nii paadunud fänn, et nagu segaseks minna peast kuskil keset merd, teleka ees, vilistada, kaasa elada, wow, kallistada üksteist nagu, et jee. See nagu mind teeb isiklikult murelikuks veits. Sest asi on lihtsalt selles, et kuskil on olemas mingi seltskond inimesi, kes nagu plaksutavad käsi, et see töötab. Ja 100% kindlalt on siin taga mingisugune kontrollimehhanism spordi taga. Täiesti rahulikult on mingisugune teema. Sellepärast, et alati on räägitud ja ma ei räägi sellest, et sport on halb, otse loomulikult mitte, mine jookse selle palli järgi, aga oluline on siis see, et sa jooksed ise, mitte see, et nagu kuskil mingi tundmatu inimene, kellele sinust täiesti ükskõik. Vahet ei ole. Point kui selline on see, et see on nii hästi üles krutitud ja alati on räägitud vanast ajast juba on räägitud seda, et Rooma ajal oli üks lause, et andke neile, mis oligi see, give them bread and circus and they never revolt. Vist oli see õige lause. Kui keegi mõtlesin valesti, siis parandage siia alla. Aga point ongi see, et andke neile nii-öelda siis meelelahutust ja süüa ja ongi asi korras. Ja te saategi neid rahulikult juhtida ja otsuseid vastu võtta. Ja ma olen täiesti kindel, et selle World Cupi ajal võetakse mingisugused haigeid otsuseid kuskil vastu. Ma kuulsin täna, et mingisugused teemad pidid olema digirahaga ja väidetavalt kuskil vist juba digiraha päriselt käivitati ja täpselt selle World Cupi ajal. Ehk siis ega ma ei tea, võib-olla nii-öelda siis ma eksin, võib-olla ma tean mingit valet asja, aga ja samamoodi on ka see asi, et kui me võtame selle World Cupi ka, et me elame kaasa kogu sellele nii-öelda siis vingele, nii-öelda siis vahvale asjale ja kõikidele nendele jalgpalluritele. Samal ajal nagu meil alles reaalselt kuid tagasi tulid välja Epsteini failid, kust võib-olla need samad pooled jalgpallurid on nii-öelda siis ka nende failide sees. Ega ma ei tea sellest, nagu, et ma lihtsalt nagu, tekitab küsimust vaata, et nagu minu jaoks nagu jällegi on see asi, et nagu kas ma saan usaldada enam inimest, kes nii-öelda siis selle koha pealt silma kinni pigistab vaata. Sellepärast, et kui need Epsteini failid tulid välja, samas me ei saa usaldada, jah.
me ei saa usaldada seda asja ka, et kas need failid üldse õiged on ja mis põhjus nende taga üldse oli. Aga lihtsalt, et kui need failid välja tulid ja need peaksidki tõsi olema ja sa eirad neid asju, noh, siis on ka jällegi see asi nagu, et millest me räägime siis? Meelelahutusest või? Luts Mariast või? Kuidas, ma ei tea, Roberto ja Maximiliano, ma ei tea, läksid tülli mingisuguse naise pärast ja mingi olematu teema. See pole olemas, näitemäng. Ehk siis, kui sa oled rohkem mures selle pärast, et World Cupist nii-öelda siis milline meeskond võidab versus see, et mis nagu sai nendest Epsteini asjadest, siis lihtsalt nagu natukene kurb asi on küll tegelikult, vaat. Aga noh, ma ikkagi ootaks seda asteroidi, vaat. Sest kui see asi peaks niimoodi olema, siis suht polegi midagi teha. Miks me imestame ja miks me räägime üldse, et asjad nii halvad on ju. Et selles suhtes nagu jah, et mis veel, Euroopas hakatakse siis autodele paigaldama siis kaameraid või kaameraid paigaldatakse juba praegu. Nüüd muutusid selle aasta vist juulist muutusid nüüd kaamerad kohustuslikuks. Mida see tähendab, on see, et kui sul on auto peal kaamera, see filmib sind kogu aeg juhti. Vist mõlemat isegi mõnel autol. Ja mis selle point on see, et kui see auto peal on see kaamera, siis 24/7 ta jälgib, mida sa seal roolis teed. Ja nüüd väidetavalt siis järgmisest aastast tuleb mingisugune uus asi, ma ei tea, kas see võeti vastu või see läks alles nagu arutelule, aga arvatavasti see võetakse vastu, sest Euroopas võetakse kõik vastu, isegi siis, kui see ei taha. Seal võeti alles vastu ju see asi ka, et mis asi see oli? Minu arust see, et piiratakse neid või sõnumeid hakatakse lugema, kõikide meie sõnumeid hakatakse lugema. See võeti vastu ja see võeti vastu niimoodi, et mitmeid kordi hääletati see maha, aga nad leidsid viisi, kuidas Sinka-Vonka ikkagi kenasti hääletusest läbi saada ja oligi kohe korras, nii et successful'ina. Ja siis ühesõnaga see võeti vastu ja see autoasi, kui ei võetud vastu, siis ära muretse, võetakse vastu, uutel autodele kõigil tuleb kohustuslik kaamera, see kaamera filmib siit 24/7, kui see kaamera nii-öelda siis filmib sind, siis ta GPS-iga jälgitakse sinu autot alates järgmisest aastast, on ju. Sa ei saa kuskil kiirust ületada, kus sa ei tohi ületada ja usu mind, me jõuame sinnani välja järgmise paari aasta jooksul, kus kohas autod peavad olema ühendatud isikuga ja need hakkavad varsti automaatselt su pangakontolt raha maha võtma. Mis iganes kuupäeval sa seda saadet vaatad, see sama kuupäev kirjuta endale üles ja kirjuta kalendrisse, kui sa kasutad Google või Apple kalendrit, kirjuta selle kuupäeva peale ülesse. Kui sa vaatasid seda saadet, ausalt kirjutas ülesse, nagu kirjuta enda kalendrisse lihtsalt tänase kuupäeva peale minevikku, kirjuta sellel ajal isegi, kui sa seda saadet vaatasid ja tuleme tagasi selle asja juurde, mis kuupäeval, millal sa vaatasid saadet ja millal ma sellest rääkisin, kui autode külge on ühendatud krediitkaart või sinu digi-eurosüsteem ja sa sõidad, ületad kiirust ja laksti nad võtavad sulle arvelt selle otse maha ilma sinult küsimata. Kõik on ühendatud. Kui sa tahad sõita oma autoga, kui sa tahad, et see auto üldse käima läheb, sa pead lihtsalt ühendama selle ära süsteemiga. Digi-euro või sinu pangakaart või sinu digital wallet või kuidas seda nimetatakse. Millegiga sa pead ühendama ära, et sinu elektriautoga, tõenäoliselt elektriauto, millegiga sa pead selle elektriauto ära ühendama ja siis laksti, see töötabki niimoodi. Su auto lülitatakse välja, kui sul raha ei ole, jääd tee äärde ja tuleb puksiir järgi, viib minema selle ja rohkem sa oma autot näppida ei saa, kuniks sa selle trahvi ära maksad. Ma pakun hiljemalt 2032 oleme selles kohas. 6 aastat veel. Esimesed inimesed sõidavad õnnelikult kontorisse ja räägivad täpselt nagu nad rääkisid vaktsiinidest, et kõikidel inimestel peaks olema sellised turvalised autod
siis tulevad välja mingid nii-öelda skeid ja homod ja lesbid ja kõik muud igasugust värvilised kirjud ja vahvad. Nemad räägivad täpselt samamoodi, et oi, peaks seal tõesti turvalisuse nimel, sellepärast, et need autod ja inimesi enam alla ja ma ei tea, mu mingi mikrokoer sai kuskil surma, mis on laboris kasvatatud ja mul nii kahju temast. Tema sarnast ei ole võimalik enam mitte kunagi kuskil teha, sest ta oli laboris tehtud, et me peame tegema duplikaadi, aga nüüd ta on versioon 2.0 ja see ei ole enam päris see, sest ta on duplikaadist ja mis iganes mingis, noh, see on nagu nii maks retard teema, kuhu me jõudnud oleme. Aga pange tähele, et me jõuame raudselt sellisesse kohta. Pange tähele lihtsalt, et me jõuame raudselt sellisesse kohta. Ja mis nüüd juhtub? Selliseid reegleid, selliseid seadusi võetakse salaja vastu sellel ajal, kui me vaatame kuskilt telekast mingisugust World Cupi ja yeah! Ma ei tea, kes värava lõi, elame kaasa lihtsalt ägevad. Haige lihtsalt, noh. Ja nii naljaks ongi nagu see ka, et nagu ma just eelmises või üle-eelmises saates rääkisin sellest Save Europe Act, ehk siis seal oli see Eva, kes on siis Euroopa mingisugune aktivist, Poola peaminister, kes seal kõik olid, aktivistid, immigratsiooni vastu, immigration. Ehk siis välismaalt tulevad mustanahalised, araabid, igasugused muud terroristid ja mis iganes asjad nad nagu Rootsis on, vaata. See Rootsis on olemas piirkond, no-go zone. Ehk siis ära mine tsoonid. Kui isegi politseid ei lähe. Ja neid tsoone ei ole, Prantsusmaa pidi eriti täis neid asju olema, no-go zone. Ehk siis, kus ongi Hispaanias, igal pool, Hispaanias ei ole nii palju, aga igal pool on need no-go zone'id, näiteks Hispaanias pidi hästi suur probleem olema Marokos, võib-olla kui keegi vaatab teist Hispaaniast, Marbellast, Barcelonast, kuskilt seda saadet, kirjuta alla siia kommentaaridesse, võib-olla sa oled kuskil mujal riigis, Kreekas, võib-olla sa oled kuskil mujal riigis, kirjuta siia alla kommentaaridesse, kas sinu riigis, kui sa vaatad välismaalt, kas sul on ka no-go zone, kuhu soovitatakse tavainimesel või eurooplasel mitte nii-öelda siis minna. Ja nüüd, mis ongi see nagu, et nemad olid siis selle vastuse Save Europe Act, ehk siis mida ma siin reklaamisin ka, et ma panin sinna oma hääle. Nad said siis, ma vaatan huvi pärast, kui ma praegu sellel hetkel Save Europe Act, kui palju nad said neid asju või neid kätte? Nii, 538 639, 640, tuli just juurde üks. 538 640 on see number, kui palju neil on neid allkirjasid või neid saanud, kes on siis 53,9% miljonist, aga 500 000 nad said täis. Nüüd, mis sellega juhtus, oli see, et nad panid enda lehele Instagramis postituse, et Brüssel bännis nad ära ja canceldas nad täiesti ja lükkas nii-öelda tagasi. Ja siin on ka vaata nüüd see muster on väga huvitav. Ma ei tea, mis teil esimese asjana läbi käis, kui te kuulsite sellest ja kas te üldse kuulsite kuskilt päriselt seda või mismoodi te kuulsite. Aga kohe, kui mina kuulsin seda asja, siis nagu aktivistid, kes tahavad rohepööre, et see oleks nagu, kui rohepööre on, siis see peaks olema puhas asi, mitte see, et raha pärast tehakse. Kõik need igasugused Rail Balticud, mis iganes asjad, kõik nagu, et kas seal taga on nagu päriselt see asi, et seda on vaja, või seal taga on pigem nii-öelda siis kellegi raha mängus ja võib-olla seal taga on midagi muud mängus, vaata. Ja täpselt samamoodi, kui see Save Europe Act bännitis, minul käis esimese asjana peast läbi. Miks? Meil on immigratsiooni nii-öelda probleem. Rootsi lehe näide, Prantsusmaal on no-go zone, Frankfurdid asjad Saksamaal, no-go zone on väga paljudes erinevates Euroopa suurlinnades, nagu ülerahvastatus,
on olemas piirkondasid, kuhu sa lähed, siis on selline tunne, nagu sa oleksid kas Aafrikas või Araabias või Indias. Sest Euroopasse on tulnud, ma ei mäleta, kas see oli mingi 45 miljonit inimest just viimase, ma ei tea, 10 aastaga või julma. Ühesõnaga see arv, kui palju inimesi on tulnud Euroopasse, on julm ja nüüd nad tahavad neid veel rohkem juurde tuua, ehk siis valgeid inimesi nii-öelda siis segundada ja ära hävitada minu silmis. See oli see esimene asi, mis mul pähe tuli. Ja kui nüüd tekib küsimus, aga miks nad seda teha tahavad, siis minu esimene nagu mõte on kohe see, et aga valget inimest ei ole võimalik nii lihtsalt lollitada, sest valge inimene on suuteline üles äratama teise inimese ja ütlema, et kuule, wake the fuck up, lihtsalt, et siin on asi, väga halb. Ja kui sa nüüd võtadki nii-öelda siis, võib-olla kõik valged inimesed ei ole sellised, aga valge inimene suudab igal juhul rohkem äratada ja ärgata ise ülesse kui ülejäänud ja teda on palju raskem lollitada. Ja seda oli näha ka kõikide nii-öelda siis nende sõdade ajal ja nii edasi, vaat. Miks üldse sõjad korraldati, selle taga on ka nüüd erinevad huvitavad lood, Ja siis kui sa võtadki nagu selle, et nagu kui tuua aafriklane või tuua nagu araablane või tuua nii-öelda siis India inimene sellesse keskkonda, siis nagunii talle kõik sobib, sellepärast, et see on parem kui kodus. Enamus asjadest ta nagunii aru ei saa. Ma nägin Soomeski enamus aafriklased, enamus välismaalased, kes on tulnud nagu pigem kuskilt välismaalt kui Euroopast, väljaspoolt Euroopat, siis enamus inimestega üks ja sama asi oli see, et ega nad väga palju aru ei saanud, mis toimub. Nad ei teadnud poliitikast mitte midagi, nad ei saanud keelest pooldesid asju aru, nad ei lugenud, neil on jumal ükskõik, enamus ei maksa makse isegi. Võtame Soomes pitsakad, pitseeria omanikud. See on vana teada tõde, türklased ei maksa enamus makse. Sularaha läheb otse taskusse. Sest nad ei tea, kuidas maksta isegi. Või võib-olla teavad, aga nad lihtsalt teavad, et kes neid ikka kontrollib, nad on välismaalased. Ja samamoodi ka eestlastega, ega enamus eestlased ei tea Soome poliitikast mitte midagi. Enamus eestlased ei saa mitte midagi aru, mis Soomes töötab, kuidas töötab. Nemad käivad lihtsalt Soomes tööl, nad saavad palka, nad elavad oma elu ja neil on patt lihtsalt, mis toimub lihtsalt. Ja see ongi see üks kõige suuremaid põhjuseid, miks ma usun, miks on lihtsalt vaja migrante, sellepärast et asi selles, kui sa annad neile nüüd riigi, esiteks Soomes tuli ju välja, kas mingi 10 aastat tagasi või. Seal on selline asi nagu Sado, kes siis üürib välja kortereid. Sadosse sa saad anda oma korteri ka, kes siis nii-öelda siis ta võtab selle korteri, võtab vahendustasu, üürib sinu korteri välja ja sina lihtsalt teenid iga kuu passiivset tulu. Paljud inimesed ostavad endale kortereid, üürivad need välja ja lihtsalt elatuvad sellest rahast. Mis seal nüüd on hästi huvitav on see, et kui sa tahad saada eraisiku käest korterit ja paljud inimesed olid nagu taadelnud isegi, et tahtsid nagu kas siis riigi poolt tuge saada või kela või mis iganes, et eraisiku käest sa võtad korteri, siis millegipärast sellele ei tahetud nagu kela tuge ja neid asju anda, aga siis, kui sa võtsid nagu korteri näiteks Sadost, siis kui see oli isegi 2 korda kallim korter, et ma ei tea, kas või mingi 1500 € kuu, siis kohe millegipärast anti selle jaoks said sa rahulikult nii-öelda korteri. Ja kui sa kolisid Sado korterisse, siis enamjaolt sinu naabrid olid mustanahalised, sinu naabrid olid hindud, sinu naabrid olid mustlased või sinu naabrid olid mingisugust iraaklased või mingid türklased. No türklased olid veel okeid, sellepärast, et nad on ikkagi ka suht eurooplased. Neil on ikkagi sellest nagu, et nendega saab asju ajada, nad viitsivad keele õppida selgeks ja kõike sellist, aga suht enamus ülejäänud ei viitsivad. Ja siis sa elad lihtsalt ainukese valge inimesena seal mingisuguses džunglis. Kõik rahvastikud, erinevad registrid on koos. Ja siis ongi nagu see, et nagu 2015 või ma ei mäleta 16 või kuna see skandaal oli Soomes, et need samad suurettevõtted, kelle käes on tuhandeid korterid või isegi 10 000 korterid, mida nad siis välja üürivad, nemad ongi need, kes eest veavad seda üldse, et neid
välismaalasi siia tuleks, sellepärast et riik maksab ju suuri summasid nendele samadele ettevõtetele, kes rendivad välja neid korterid. Ettevõtte juhtidena on siis või ettevõtte omanikud on mingisugused suurtegijad, kelle tutvusringkonnast pooled on poliitikud, on ju. Ja samuti need, kelle korterid, need on ka mingi suur ettevõtted juhid, sellepärast, et kõik korterid ei ole eraisikute omad. Ja sa saad anda selle näiliselt oma mingi vana korteri, mis sa maha ei müünud, jätsid niisama alles sellele nii-öelda siis sodale, aga ikkagi üldjuhul masskortereid on mingisugused investorid, mingisugused suurettevõtted juhid, kes lihtsalt annavad ühe ettevõtte kätte oma kinnisvarad, kuhu nad on investeerinud, sest Soomes on selline süsteem, et kui sa aasta lõpp jõuab kätte, siis sa pead otsustama, kas sa maksad nüüd kasumi pealt, oli vist kasumimaks, tulumaks. Kui sa maksad nii-öelda kasumi pealt tulumaksu või kasumimaksu või siis sa soetad midagi selle raha eest ja siis ongi vaat see, et miks, kui sa oled Soomes töötad ka, miks on niimoodi, et iga jõulud näiteks antakse preemiaid näiteks töötajatele ja siis iga jõulud ostetakse mingisugused uusi masinaid alati masinaparki ja mis iganes nagu autosid, tööautod alati vahetatakse välja. Sellepärast, et kui sa välja ei vaheta, siis sa maksad nii-öelda riigile selle maksu vaat. Aga mis paljud suurettevõtte juhid teevad, on see, et nad soetavad ettevõttele vara juurde. Ja siis see vara on vaja ju kuidagi välja üürida. Kui Soomes üürnikke ei ole ja korterid asju kõik ehitatakse juurde, pluss ehitusettevõtted on ka ju oma kasu on sees, mida rohkem me ehitame, seda rohkem nii-öelda saame pappi, aga kuna nii-öelda siis meil ei ole ju inimesi, kes võiksid sinna kolida nendesse korteritesse, laseme välismaalt juurde tuua neid, paneme riigi maksma üüri ja välismaalased saavad rahulikult seal sees elada, ehitame tutikad korterid ülesse ja ongi kõikidel hea vaata. Ja need samad tüübid elavad ise kuskil Kauniainenis või kuskil mingisuguses privaatpiirkonnas, kuhu tavaliselt mustanahast mitte kunagi isegi mitte ei satu, isegi mitte mingisuguse Alepat pood isegi satu sul välismaalast ja neil jumal ükskõik, mis toimub. Ja see ei ole ainult Soome või mingisugune probleem, see on igas riigis tehakse niimoodi, sest seal taga on lihtsalt nii meeletud rahad ja selle maksavad maksumaksjad rahulikult oma taskust kinni. Nüüd need inimesed, kes seda asja organiseerivad, nemad teavad ise ka seda asja ja nemad maksavad ka mingi osa nendest maksudest kinni, aga nad ei maksa mitte kordadeski. Nende teenistus on suurem, kasum on suurem kui maksud ise. Ja kuna kõik need asjad ongi vaata nagu avalikud, siis tekibki nagu küsimus, et nagu milleks me üldse neid asju siin teeme? Kui Euroopas bännitakse ära nii-öelda siis aktivistid, kes samal ajal nii-öelda siis nagu tahavad, et Euroopaks puhas, siis tekib küsimus, miks nad tahavad Euroopa puhas on, sellepärast, et siis on meil turvaline, samas miks tahetakse, et ei ole puhas, kellegil on kuskil mängus rahad, keegi kuskil nii-öelda siis aru, mis maailmas isegi toimub, sest tema jaoks on mingisugune World Cup palju olulisem mingisugune jalkat vaadata, enne. Samas on see, et kui need inimesed nüüd üles ärkavad, siis ilmselgelt neid on raskem nagu nii-öelda siis hallata, sellepärast, et nad ei ole nii lollid, nad hakkavad vastu. Siis on mingi inimene, mingi sort inimesi, kui sa hakkad nagu mõtlema selle peale, siis samas nagu see tundub kõik nii loogiline ja samas tundub see nagu ebaloogiline, et üldse, kuidas nagu niimoodi üldse saab nagu see asi minna üldse. Julm. Ja kõik asjad on omavahel seotud. Ei ole ainult seotud see, et mingi taevas pritsitakse mingisugust alumiiniumit või ma ei tea, mis metalli nanotehnoloogiat. Ei ole seotud ainult see, et meil on mingi ühes valdkonnas, vaid vaata iga valdkond, ükskõik kuhu sa sukeldud, on lihtsalt nii tuksi üle võlli, lihtsalt nii ära rikutud. Et vahel tekibki lihtsalt tunne, et milleks üldse pingutada, kui kõik on nagu nii pekkis juba. Kelle või mille nimel? Mul vahepeal näiteks tuleb täpselt reaalselt tunne isegi selle sama podcastiga, et mille jaoks ma üldse teen? Paljud inimesed vaatavad ära, paljud inimesed panevad, ma ei tea, mingisugune 30 minuti pealt üldse kinni,
enamus inimest ei viitsi jagada, enamus inimest ei subscribe'i, enamus inimest ei pane isegi like, enamus teist ei ole isegi VIP-liikmed, et toetada lihtsalt, et nagu natukenegi motti anda talle, et tee edasi lihtsalt. Sest asi on lihtsalt selles, et nagu raha mul vaja ei ole, seda ma olen korduvalt öelnud ja raha mind ei motiveeri, et nagu seda edasi teha. Aga mind motiveerib see, kui ma näen, et on piisavalt suur hulk inimesi, et nagu toetavad ka nagu, et noh, et midagigi nagu annab juurde vaat. Sest ega see ei ole selline asi nagu, et nagu teeme natukene aega ja siis nagu justkui nagu kõik maailmas ise laheneb ära. See on reaalselt 70 aasta projekt, et lihtsalt non-stop oleks motivatsiooni teha lihtsalt. Ja sellepärast ma räägin ka nagu iga kord, et nagu, et kui sa tahad toetada, pane like. Kui sa tahad veel rohkem toetada, kirjuta 1 kommentaar, tahad veel rohkem toetada, pane 2-3 kommentaari, nagu vasta kellegi kommentaaridele siin all YouTube'is. Tahad veel rohkem toetada, pane subscribe, pane jaga seda asja. Tasuta asjad. Tahad veel rohkem toetada, otseatoorelt.com, tule VIP-liikmeks. Jah, sa ei saa selle eest mitte midagi väga vastu. Aga küsimus ei olegi selles, et sa kogu aeg pead vastu saama, vaid see, et sa annad mingisuguse enda panuse. Ma toetan. Sellepärast, et need saated on head, sellepärast, et keegi peab viitsima neid asju teha. Sest ma teen sisuliselt omast vabast, nagu, noh, see ei ole mingi selline asi, nagu, et ma elan ära sellest või ma ei tea, ma olen jube kasumlik on see kõik või mis iganes, see ei ole mingi selline asi. See on minu jaoks täielik ajakulu lihtsalt. Ja siis ongi nagu see asi, nagu, et see kõik asi vahepeal tundub lihtsalt selline asi, nagu, et nagu, lihtsalt nagu, võib-olla peakski täpselt minema kuskile mägedesse ära kolima. Kuskile, ma ei kujuta ette kuhu, Gruusiasse, ma ei tea, Montenegrosse, kuhugi lihtsalt nagu off-grid'i lihtsalt täiesti, või kuskile Kreeka saartele, seal on neid Korfud ja ma ei mäleta, mis need saared olid seal, lihtsalt kuskile minema ära kuskile off-grid'i, täiesti out ja taega kõik on ju. Ma ei tea, võib-olla ma olen ainukene lihtsalt, kellel on vahepeal selline tunne. Aga siis on mingisugune selline nagu asi, nagu, et kuidagi nagu käib klikk seest, et ei, et ma veel teen maad. Sest ega see, noh, lihtne on kiiresti alla anda, vaat. Aga jaa, nagu vahepeal käib ja tõesti selline asi lihtsalt läbi, nagu, et kuradi mille jaoks lihtsalt üldse kuradi kõik on lihtsalt nii pekkis lihtsalt, noh, ma räägin inimesed nagu nii pimestunud, inimesed nagu, noh, ma ei tea, ma ei saaks näiteks täna isegi rahulikult kuskil festivalil käia ilma, et ma ei vaataks nagu, et nagu oota, mis konks, mille taga, mis siin konks on nagu. Ma reaalselt ei saa isegi ühtegi filmi enam vaadata, et nagu kus siin midagi valesti, sellepärast, et nagu ma ei tea, kas ma olen ainukene, aga mul on küll selline tunne, et meid on nagu korralikult üle lastud. Meid on korralikult tervise asjadega üle lastud, meid on korralikult üle lastud finantsidega, rahad, kõik see raha asi, kogu see raha asi on tegelikult üks suur skeem, kõige suurem skeem üldse, on raha. Järgmine kõige suurem skeem on üldse kõik igasugused need pensionifondid, tööl käim, kõik on lihtsalt skäm. Siis kõik toiduasjad. Skämmi otsas lihtsalt mingisugused ained, asjad, värgid, kogu aeg lihtsalt tuleb välja mingit tõestust, siis on mingi, räägitakse alles paar aastat tagasi, ütles faktikontroll, et oi, mida iganes. Uhuud on need, kes usuvad, et ma ei tea, keemiapilved on ja nüüd tuleb välja, et ongi tõsi. Skämmi otsa, siis on kõik need kõik, nagu kellegile midagi ei tehta Epsteini failide nagu lõpp, nagu skämm. Kuidas saab lihtsalt, kõik on lihtsalt nii skämm. Ja sellepärast ongi nagu vahepeal raske lihtsalt isegi nagu ise ka nagu aru saada sellest, et mida ma siis üldse nagu tegema pean, kelle jaoks üldse. Ja mitte nagu sellepärast, et nagu teie kuulate, teil ei ole vaja seda saadet otseselt.
see on nagu rohkem meelelahutus. Aga ma just mõtlen nagu seda asja nagu, et kuidas maailma inimesed nagu lausa nagu, tead, naudime seda, et meid lihtsalt keedetakse ära. See on rets on lihtsalt vaadata lihtsalt nagu, rets on lihtsalt vaadata seda asja. Aga noh, võib-olla varsti asjad muutuvad, elame näeme. Aga jah, ühesõnaga tund ongi peaaegu läinud, tõmbame siit otsad vaikselt kokku ära. Ühesõnaga, kui sa tahad toetada seda saadet, pane like, kui sa tahad toetada rohkem, kirjuta kindlasti kommentaar ka, kirjuta mida iganes, kirjuta, ma ei tea, lahe. Full raske on kirjutada. Pane subscribe, toeta, pane mitme kontoga subscribe, kui sul on mitu YouTube'i kontot, toeta. Ma ei tea, jaga seda Facebookis, seda sama podcasti. Ja kui sul tõesti on tunne, et sa tahad toetada, tule otsetoorelt.com viib kogukonna liikmeks. Toeta lihtsalt. Tule toeta, ma ei tea, pool aastat või aasta aegagi, et see asi toimiks. Ja need ongi need samad sammud siis ka nagu, et noh, ma rääkisingi siin mingis osas ka, et nagu noh, see on naljaks ka, et me tahame, et maailm nagu muutub, aga siis me nagu ootame, et kõik teeksid nagu mingid asju tasuta, aga siis samal ajal me peame aru saama sellest, et need, kes maailma perse keeravad, neil on meie maksumaksja rahad. Sa maksad neile makse ja neil on unlimited rahast, nad ise prindivad seda veel juurde ka. Aga need, kes nende vastu lähevad, need me oleme nagu täiesti nagu oma budgetiga peame hakkama saama. Ja kõige vähim, mis sa teha saad, on tasuta toetada. Like, kommentaar, subscribe, jagamine. Ja kui sul ei tee tüli tõesti, siis sa saad toetada ka kogukonda, astudes sisse VIP kogukond, sa oled VIP liige, VIP toetus, VIP kaasaitamine. Ühesõnaga, ega muud midagi ei olegi, kui aitäh, et kuulasite, kohtume järgmine kord ja vaatame, kuhu järgmine kord maailm läinud on. Ma arvan, et ma jätsin väga palju veel teemasid ka kajastamata, aga noh, ma räägin, nädalaga juhtub palju ja kui mingi teema, mida liierdatakse siin järgmist nädalaga veel, siis arvatavasti järgmine nädal juba kuuleme. Aga õnneks on need värsked osad, räägime asjakohastest asjadest, mitte nii, et ma ei tea, 3 aastat ette salvestatud või 3 kuud või 5 kuud ette salvestatud asjad, ehk siis teemakohased. Ja see on ka üks põhjus võib-olla ka, et kui seejuures nagu see ei ole ainult üks põhjus, aga ütleme nii, et kõige suurem põhjus, miks ma ise nagu praegu olen mõelnud rohkem üksi saateid teha, on lihtsalt sellepärast, et ma tegelen ühe projektiga praegu, mida me ehitame ühe sõbraga ja siis seal läheb hästi palju aega ja energiat ära sellele, et me peame nagu igasuguseid asju, dokumente, asju testima, värki-särki ja igasuguseid nagu programme asju testima ja servereid testima ja kõike sellist ja sinna läheb päris palju aega ära. Ja siis see, et leppida kellegagi kokku veel podcast asju ka, siis nagu praegu nagu ma pigem naudin seda asja, et ma saan üksi teha päris palju osasid ja nautige teie ka, võib-olla ma varsti ei tee enam üksi jälle päris pikalt. Ja siis teine põhjus ongi lihtsalt see, et nagu saaks ise rääkida vahel ja et sa ei pea sõltuma nagu nendest teemadest, vaata, et sa võid minna igale poole rääkida nendest asjadest, mis on nagu teemakohased, sa ei pea broneerima aega ette ära mitmeid kuid ja siis näitama võib-olla vahepeal mul siin oli mingisugune 1 nädalaga ma salvestasin 4 podcasti ära, see on 6 aega contenti ja see, mis sa saad kätte juba 6 aja pärast, see on 6 aega vana content ja mul endale nagu isiklikult meeldiks, kui sisu oleks alati värske. Täna ma salvestan, homme ülehomme on see üleval juba, see on sinu jaoks värske info ikkagi. See on nagu minu jaoks selline nagu miks nagu ma olen praegu salvestunud üksinda, et seda värsket sisu saada. Muidu võiks ka niimoodi teha, et paned maratoni, nädal aega paned hullu, salvestad, ma ei tea, mingisugune
poole aasta content'i ette, automaatselt postitad kõik ülesse, muudkui läheb ja teed lihtsalt enda projekti asju, aga ma pigem nii-öelda siis leiaks selle ikkagi aja, tuleks, salvestaks stuudios mingisugune saate, et saaks nii-öelda siis värsket asja. Seega järgmine nädal tuleb ka värske asja. Ja suutsime selle tunniga ikka täis venitada, ehk siis üle tunni tuli ära. Igal juhul kohtume järgmises osas, aitäh, kui sa jagasid, aitäh, kui sa like'isid, aitäh, kui sa kommenteerisid, aitäh, kui sa subscribe'isid ja veel suurem tänu, kui sa tulid VIP-liikmeks ja toetad seda päriselt, et need asjad nii-öelda siis jätkuksid. Kohtume järgmises osas.